Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada sidrunitest patareid, mis oleks piisavalt võimas, et käivitada see seinakell. See seinakell on aga eriline. Nimelt, see käib veidi kiiremini kui tavaline kell ning see vajab ka veidi kõrgemat pinget kui tavaline kell, nimelt 4 volti. Ja selleks, et kell käivitada, ei olegi meil muud varianti, kui ehitada sidrunitest vooluallikas, mis seda kella käitaks. Sidruni patarei on oma olemuselt lihtne. Tuleb võtta üks sidrun, panna selle sisse üks vaskelektrood ning üks mõnest muust materjalist elektrood. Näiteks tsink on selline materjal, mis töötab väga hästi. Ja kui me nüüd voltmeetriga mõõdame seda äsja ehitatud patareid, siis märkame, et see toodab meile 0,98 volti pinget. Ehk siis meil on umbes voldine patarei. Selleks, et nüüd saada 4 volti, oleks loogiline ühendada 4 sellist elementi jadamisi. Tegelikkuses on asi natuke keeruline, sest selline patarei annab küllaltki väikese voolu ja kui see kellaga ühendada, siis kukub saavutatud pinge alla. Kuid sellest saame hetke pärast veel juttu teha. Selleks, et saaksime ehitada võimsama patarei, on meil vaja rohkem elemente. Ja selleks, et saada antud piiratud sidruni kogusest rohkem elementi, võime neid sidruneid tükeldada, sest 2 poolikut sidrunit on käsitletavad kui 2 erineva sidrunina. Ehk siis see sidruni patarei jääb tööle ning kui me järgmise sidruni sisse torkame samamoodi ühe ase ning ühe tsingiga kaetud elektroodi, siis oleme teinud ühest sidrunist 2 patareid. Ja sedasi toimides toodan hetkel laual olevatest vahenditest 10 sidruni patareid. Neid elektroode sidruni sisse torgates on oluline, et elektroodid omavahel otseselt kokku ei puutuks, kuid et nad oleks võimalikult palju selle sidruni mahlaga kokku puutes. Nimelt käitub see sidruni mahl elektrolüüdina, mis aitab elektronidel edasi liikuda. See sidrun otseselt ise elektrit ei anna. Ja pinge tekib sellest, et nendel elektroodidel, erinevatest materjalidest elektroodidel on erinevad elektrokeemilised potentsiaalid. See, kuidas sidruni patarei keemiliselt täpselt töötab, on juba märksa keerulisem teema ja selle kohta on internetis palju infoallikaid, mida huvilised võivad vaadata. Aga hetkel näitan, et kuidas teha sidruni patarei, mis annaks meile piisavalt kõrge pinge. Olen nüüd valmistanud juba 12 sidruni patarei elementi, kuid selleks, et me saaksime neid koos kasutada, tuleb need kokku ühendada. Hetkel kasutan vooluallikate jadaühendust. See tähendab, et ühe vooluallika plussklemm on ühendatud järgmise miinusklemmiga, selle järgmise miinusklemm läheb järgmise plussi ja nii edasi. Ehk siis, antud hetkel on oluline, et ühe vooluallika tsinkelektrood oleks ühendatud järgmise vooluallika vaskelektroodiga ning siit lähme jälle tsingist edasi ase peale. Mõistlik on need elemente ühendada niimoodi, et need jooksevad reas, sest siis on selge näha, et milline on meie vooluahel ning et me ei ühendaks midagi valesti, sest muidu läheb meie töö ilma asjata. Nüüd oleme ühendanud need 12 elementi omavahel ära niimoodi, et need lähevad reas sellise ühendusega. Mul on alati teada, et laual on see element esimene ning see element viimane. Ühendan plussklemmi vaskelektroodiga ning miinusklemmi tsinkelektroodiga ja vaatame, kas me saame piisavalt pinget, et käivitada kell. Ja tõepoolest, voltmeeter näitab 5 volti ning kell on hakanud edukalt käima. Nüüd on meil aega veel oodata, kuni kell jõuab keskööni. Ja kui tahate seda ülesannet kodus ise järgi proovida, siis on vaja mõnda krokodillijuhet ning juba mõne sidruniga saab tavalise seinakella käima. See kiire kell, tõsi, vajas küll natuke suuremat pinget. Ja täpselt nii lihtne ongi ehitada sidruni patareid, millega käivitada kella.